Noh, tere jälle, et täna lähme metsa, et lähme pässikujahile täna ja räägime ka natuke täna pässikust. Ühe lehe unustasin küll koju, mille pealt natuke lugeda. Aga praegu me oleme siukuses hästi palju, on siin leppasid, aga täna sõmpan siin lumes pea, just on 30 sente, 20 sente kindlasti. Aga õnneks mind aitavad selles kalamehe kommikud, kalavinskid. Kalavinskidega metsas täna, mis on väga äge ju. Et oleme kalavinskitega metsas. Aga lähme täna pässikud otsima. Ja täna on väike ka väljas. Et ma vaatan, et sealpool on täitsa selge. Et kui nüüd see väike välja tuleb, siis me kohe proovime, kas meil õnnestuks primitiivsel viisil saada tuld teha. Et mul on pool primitiivne. Tegelikult jääga oleks veel primitiivsem, aga suumiklaasiga. Aga noh, talvel on see väike nii nõrk, et meil ei pruugi õnnestuda. Suvel õnnestub kindlasti. Ja noh, seal vist on pässikuga siga kõrgel. Seal on vist üks veel. Ja seal tundub olevat. See on nii kõrgel. Ma ei hakka mingi selle kaikaga jupsima siin. Alla üritama teda kungatada siin. Vaid lähme edasi. Otsime ikka neid, mis all on. Et siin on hästi palju leppasid. Siin võib leida ikka korralikult pässikut. Ühes kohas on see noored pässid, need lemmad ka. Sinna praegu suundume. Sealt edasi, ma ei tea isegi, mis sealt tuleb. Ma ei ole siin niimoodi maid avastamas veel käinud. Väiksena pole jõudnud. Et davai, mis siis ikka. Lähme edasi. Ega kohe tuleb päike ka välja. Aga las ta olla. Oodame pärastise peale, kui me laagriplaitsi oleme. Et sumpame siin lumes. Nagu näe kalamehe kummikutega. Kindlasti minge võtke ka loosisse osa YouTube'is meie selle Keillooduse kanali peal. Et loosi video seal esimene sõna kohe pealkirjas on loos suurte tähtedega. Et seal ma loosin välja veotäist pässikut. Seda sööstunud vatti ja midagi magusat ka. Et lähme vaatame kindlasti ära. Ja ütlen, subscribe'i, like'i, kommenteeri ja jagada videot. Siis oled loosis. Sest subscribe on kindlasti vaja panna. Sest kui 50 on täis, siis loosin kindlasti välja. Kui 20 jõuab täis, aga 50 pole. Ja 20 detsember on täis ja 50 subscribe'i pole, siis mul ei ole mõtet loosida. Et see 50 suumi puhul. Et kindlasti minge, võtke osa, on ju. Et pässikud leiab siis enamasti kaskidi küljest, või ta harva leiab ka lepa küljest, nagu näha oli. Aga mis asi seal on? Seal miskit tumedat paistab kase küljes. Võtan selle pähest ära. Ma pean neid rihmasid tegema suuremaks. Ma pean rihmasid natukene paremaks tegema. Ma pean rihma välja vahetama. Rihma lahtisid õmblema ja rihma pikemaks tegema. Siis saab seda paremini talvel ka pähe panna. Mul on see idee ka, et talvel ka seda kasutada. Siin on küll väga palju leppa, sest kuiva leppa ma pean uurima, kellele see mets kuulub, kas naabrimehele. Äkki ma saan siin käima hakata. Saan siia ka mingi pleissi ehitada. Siin on väga palju jämedat leppa. Selles on see trikk, et saame teha selle putka. Onni siia. See on nii palju seda jämedat leppa ja kuuska kõike siukest. Natuke kuusk on siin. Siin üks kuusk paistab. Kuskil ma nägin siin, jah, alles seal. Me sumpame siin. Siin oli suur kola. Siin on päris palju võssi tegelikult. Lähme vaatame. Ja tundub, et on. Tundub, et esimene täi. Käes meil. Esimest ma nagu näen. See on kask. Ja on küll. Ongi pässik. Ja koha peal tulin. Nüüd tuleks ümber ka vaadata. Enamasti on mõnen ümberkondsel puul ka pässik. Siin on kohe mitu neid ühe puu küljes. Imelik. Nii, siin kõnnin kalavinskitega. Sarimatu. Vabandust selle kaamera kvaliteedi pärast praegu, aga ja olemegi saanud. Kohe mitu ühe puu küljest. See on
Jess, päev päästetud. Et selle siia jätame need 2, võtame ära. Et ma otsin oma kirve üles ja võtan ära. Nii. Ma olen teise poolega. Sa raagustada kinni. Andsin vahel kinni. Ma pean võtma kirve 2 kätte. Sihukesed jurakad. Siin teeme pilti ka. Nii saame pildi ka. Sihuke jurakas. Nüüd panen kottida mingisse kilekotikesse. Mu enda kott on täis kraami. Igasugust kraami. Ja mul on täna tee tegemisest ka pässik kaasas. Et võtame pässikut, paneme tükeldame ära ja kuivama. Et tükk tuleb ära tükeldada alati, kui pässikut saad. Et tuleb kodu kuivama. Kui mingid soojaallikat ei ole, sihukest näiteks leso, mida sa pliidiga kütad, siis või ahju, elab linnakorteris näiteks, siis soovituslikult võiks ratiga järgi kuidagi settida. Ja siis, see vist, võib-olla see on ka seal pässik. Lepa küll, see on liiga kõrgel tundub alati. Et tuleb kuivama panna alati. Muidu ta läheb kohe rikkib ära. Ta läheb rikke, läheb hallitama ja et tükelda kindlasti kuskil sihukesteks tükikesteks ära. Et kui seda ära tükeldab, siis kuivama vaja, siis läheb kiiremini. Et selle pliidi peale või leso peale pannes, ära kunagi muidugi raua peale pane, seal ta võib õõguma minna. Ja kui ta kuumust saab, siis ta läheb õõguma. Siis hakkab ainult ebameeldivad lõhna tulema ja ta kuivama sinna leso peale. Siis 5 päeva kuskil, kui aga paned näiteks ratikaju kõrvale või tuppa kuskile mujale kui leso peale, siis 2 nädalat. Siis on kuiv. Või ahju peale võid ka panna. Siis lase igaks kauem, alati tuleb natuke kauem lasta. Et mõni tükk võib vajada kauem kuivamist. Need on ka heitnud seal. See ei paista pässik olnud, kui paistab nagu kaugel tuleb pässik. Aga tundub pigem kasvaja olevat. Pigem kasvaja lepa küljes. Leppadel on ka kasvajad. Ja ärge kunagi kasvajaga sassi ajage. Ja mul siin seal tegelikult näidata. Nihuke pässik tegelikult välja näeb. Pässik näeb välja siis sees kollakas sihuke. Siin on linnupesa lausa. Sisse tehtud linnupesa. Ja kasvaja külje pealt tulevad oksade sisse. Linnupesa mässikud näete. Sihukene huvitav värgike. Aga davai, ma liigun edasi. Põhimõtteliselt, kui ma just kaamera kinni panin, siin on keegi süüa käinud otsimas või on siin mingi rebane on käinud nähtavasti. Hiirt otsimas või rotti. Siin on sihuke auk. Siin on jäljed ka läksid siit. Siit tulid ja siit läksid. Et sihuke värk. Siin on keegi süüa käinud otsimas. Ja ega metsloomad tahavad ka süüa. Aga praegu ma pole rohkem näinud. Ma vaatan, et sinna poole jäävad kased. Et kaskide küljest me leiame kindlasti rohkem. Sest see lepp on jah, siin on küll palju leppi. Leppaga pooled on kuivanud, kah osad on kuivama läinud. Kuivanud, siin jälle üks ära mädanenud ja seal ja palju on ära mädanenud. Mõned veel on püsti, aga kas lähme siit võistist. Ja hakkame sinna kaskedesse liikuma. Äkki ikkagi mõne pässik veel saame. See oleks kihvt. Aga me saime jah ühe kase küljest kätte. See oli hea. Et siin sihuke ots. Sihuke otsakas minu käes. Suurem kui pihk oli see, nii et muidu kas leiame täna sihukese ka nagu ka leidsime. Oli kuskil 7-10 kilo. Kui pässik, mis ma kunagi leidsin. See, kui ma kasti täie sain kokku seda. Sihukene pässik välja. Kasvaja hoopis. Et näeb küll nagu pässik välja. Kusjuures ongi nagu pässik. Pässikul on sihuke pruun. Võib-olla on olnud kunagi enne kasvaja kasvamist pässik siin. See võib väga tõenäoliselt olla. Et mitte mina ei ajanud sassi. Välimine kiht oli pässik. Kuivanud pässik. Ja siis sisemine kiht oli hoopiski see
hoopiski see kasvaja. Et oli pässik mingisugune siukene ja siis hakkas see kasvaja seal kasvama, arenema. Ja siis tuli see kasvas välja ja suri pässik ära. Aga jama, kahju küll, jah. Käisin isegi kodus, kirves ja kelk, siuke kirves. Hiskas jälle see hiinlaste leiutis. Sealpool ma nägin ka mingit, vist oli lepa küljes, aga see on vist kasvajaga vast jälle. Vast on jälle kasvaja. Aga kust tea? Võib-olla on tegemist ikkagi pässikuga. Et võtame siit selle kelgu kaasa ja saame edasi. Et sai ikkagi kiiresti kodus käia, mingi 2 kelta või 2,5 isegi on siia tulla. Nüüd ikka päris palju. Õnneks ma vahetasin täna aku ära, et mitte sellega, millega ma filmin praegu, vaid see teise nuputelefoni aku. Kahju küll. Oleks rekordi sõnud, aga noh, kahju. Nutma ajab täitsa, et see osutus ikkagi selleks kasvajaks. Aga ma kuskil nägin nüüd muna jälle. See oli minu meelest lepa küljes lausa. Siuke suur ilus muna. Mitte, sellest on mingi 1/3 too paistis olevat. 1/3 suur. Aga jah, jama küll. Kahju küll, jah. Siukest huvitavast ilusast asjast jäime ilma. Puukoristaja otsib ka süüa. Nii, üks selle aasta tuulemurd, et on siia lennanud kuskile. See vist ongi see, et see tuulemurruga on lennanud see aasta. Aga põmm. Siit saaks ka öeldud küll väikse kirvega peksta. Seal üleval on ka veel, sinna ma üritan ka väikse kirvega isatesse alla lüüa. Ja kott on täis peaaegu. Selle paneme veel sisse ja see on ikkagi selline kolakas veel. See tähendab, et ta kõlvab väga hästi teeks. Et kui ta oleks tumekollane, siuke nagu ta siin ääres paistab olevat, siuke ääres, siis ta oleks vana. Vaatame siin ümbert ka korraks. Sinnapoole jäi ka mingi, see vist on mingi ikkagi paistis siuke heledam väljast poolt olevat, see paistis ikkagi olevat see kasvaja. Kuradi kasvad, jah. Sealt tulin ka, oli 2 kasvajat, nii et üks paistis nagu pässik olevat, kus juures ikkagi väga-väga sarnane. No davai, ma peksan siit siis alla ja vast saame kotiga täis. Siis tuleb juba kelgule panna, kuna kott läks katki ühest kohast. Ei viitsi teise kotti vast ümber hakata tõstma, kuigi võib teha küll seda. Nii, kott on siin. Pässik ülevalt ka alla löödud kaikaga, mille ma siit murdsin. Ja see murdus niimoodi, et tõmbasin ja siis äkiliselt põks läks sealt pooleks. Ja siis panin põmbiks. Põmbiks oli, et on kirve ka veel ära ja kotti ka võtan kaasa ja kott pässikut on meil olemas. See, et see uus pässik saada, see on 5 aastat. Siis tuleb uus pässik sinna. Siis on õige aeg nagu koristada. Muidugi parem ka, aga las ta kogub jõude ja kasvab ja teeb oma tegemisi. Tegin selle üpris puhtaks, sest see nagu nii ta ei kasva enam seal edasi. Nüüd pole enam mõtet, me sinna jätab. Muidu ma oleks siin alles ka jätnud ikka natukene. Oleks puhtaks päris teinud. Nuga mul pole kaasas, nii et nuga mul nagu nii ei saa teha. Ja võtame oma pässiku kotikese. See on meie jõulukott. Mina olen jõuluvana ja siis on mul kingikott seal. Me lastele pässikut. Siis kui lapsed seda pässikut ei joovad, siis aga kusjuures mina ei tee väkk. Mina olen üpris harjunud. Alguses ta on siuke ebameeldiv maitsega see pässik. Aga muidugi pässikud on kasulik sellepärast juua, et tal on väga palju vitamiine sees. See oli ikka terve rida. Ma seda paberit lugesin. Ühte paberit tuuruhoonest üks päev siin. Seal ka pässiku tõmmist müüakse.
proovisin ka sama maitsega, mis me see teekenegi, mis me siin keedame vahepeal. Sama maitsega, jah. Aga ega pässiki nii lihtsalt see odav ei ole. Jah, see on seal kasvaja. Ma juba siit samast näen ära. See on kasvaja. Aga me nagu nii läheme sinna poole tagasi. Me oleme sinna, sealt poolt välja. 1 miljonist, mida me ikka kätte ei saa. Lepapässik 1 miljonist, mida kätte me ikka ei saa. Et jah, kahju küll, et on nii kõrgel on. On muidugi väike ka, sealt väikse unakese siia kotti saaks juurde panna. Kott on siukene. Sain ka pehkapuitu natuke juurde ja kasekoort oli ka siin. Ma vaatan, mingi väikse vine veel on. Aga äkki meil on pilve seest raisk. Äkki me ikkagi saame lõkke üles, kui hästi õige nurga on võtta. Siis on meil ikkagi võimalus. Või ootame. Ei, see tundub, et ikkagi pilved olevad, jah. Oota, vaid. Nii. Kus mul väike kirve on? Nii. No, jää siia, purata ei jää kahju. Oi, kõik nii. Ots. 1 miljonist. Käes. Jah. Tavaliselt, kui siin on üks, siis on ümber olevate puude küljes ka mõni. Ja ma vaatan korraks. Äkki mõni naerutab kuskil väga vastu. Äkki kuskil teie 1 miljonist veel. Seal on kasvaja, see kõrgel üleval. Ei paista rohkem olevat. Nime ma kunagi seda ise ei näinud. Sõbraga, kes selle sama vanematest videodes ühe sõbraga sai siin tornimas käidud küll siin võssis, aga siin on ilge võss. Sai ronimas käidud. Aga jah. 1 miljonist. Küll suur kotitäis on meil ju. Väga hea ju. See toob meile head kasumit. Ega ma maha nagu nii müü. Aga on selles ma ei müü. Vaadake, minuga pime oli. Siit tulin enne ja kõndisin pässikust 2 meetri kauguselt mööda ja ma ei näinud. Ma ei näinud seda. Siit kõndisin. Mis asi see siis on? Mis muna see siis on siin? See on meil muidugi pässik, ma annan rusikaga. Ai, löö ära. Ma arvan, see on rusikaga kergesti ära. Murdub kergesti ära. Raske ei murdunudki. Ja kujuta ette, niisugune pime mina oli. Praegu oleks läinud sealt üle põllu otse. Ei olekski näinud. Ei olekski näinud seda. Ei lähe katsi ka veel. Et siuke muna. Teine 1 miljonist, mis me täna saanud oleme. Väga hea ju. See on ju super. Ma tahan selle 1 miljonist ja kotti. Sest seda me saame arendada. Äkki 1 miljonist toob meile pässikud ka lauale. Paneb paremini kasvama või? Et siuke. Teha musi ka, jah. Et paneme annetame äkki saame. Need pässikud meile tuleb. Nii. Äkki on ikkagi pilve taga. Aga kui loota nüüd kiiresti tegutseda, seal on sinine. Siit läheb ka 7 eurotaks korraks. See tähendab seda, ma pean lõppama klaasi ja see oleks nüüd olema niimoodi. Nii, ja tuleb õige nurgale, et panna see. Nii. Kuule, auto tuleb. Mul on täitsa olemas. Täitsa peeni kiir on olemas. No nii,
et hakkame tuld tegema. Külm on ka päris. Kätel jumala külm. Nüüd võtan onnissi roksi ja lükkan tule kiirelt üles. Kuna päikesega me ei saanud lõket tehtud, siis tuleb siiski teha tikuga täna tikuga ikka. Kahjuks. Nii, lasta nüüd natuke aga kogu. Sinna lumme viskad, siis on see, et ta läheb ja nüüd läks juba läheb tasalisi. Lasta natuke kogu ja lükkame ta. Ei saa. Peab meelest külmevakski teha veel. Lõkke tuleb kiirelt üles teha. Kaua aega ka pole venitada. Ja mine. Kohe läheb. Nii. Lasta nüüd läheb. Võtab lõkke üles. Ja mina nüüd lähen. Ja saen. Ma näitan niisuguse saega. Sihuke. Mis ta siis meil on? Natukene kole on, ega. SV75. Sihuke niru on meil. Jälle üks fiskars hiinaste toode. Kotis on veel üks hiinaste toode. Ma lähen nüüd vaatan puu siis. Et vesi peal lõkke olemas, kui nad kuivavad. Puud on ka näete seal olemas. Et märjad puud kell lõpuski. Need peab siin jälgima. Et kui siin ühed põlema lähevad, siis tuleb järgmised kohe kuiva lõkkesse visata. Sihuke värk kuskil on ka kuskilt sealt selli tuleb. Et sihuke värk jalad külmetavad, käed ka natuke külmetavad ja vett sai tuua peale ja rohkem ei pane ka. Las olla. Et ja ma kuulen siit Rähni poiss. Et kui läheb pässik sisse, hakkame pihvi ka grillima siin. Isegi kaamera on täitsa külm, ma vaatan, isegi pilt jookseb kokku. Ma panen ta taskusse soojenema. Ma ei tea, kas teilga jääb siukene väga selline. No mul on niimoodi, et sammukesega keerad, siis tuleb nagu pilt jookseb järgi. Jumala külm. Enne tuli hoiatus ka, nii et ma keeran ta lahti ja panen tasku. No nii. Siuke kari. Tisse siis. No on tissid alles. No on tissid. Tissid, näete. Kõige suurem tiss oli siis see. Jah. Selle saime selle pooleks läinud Kasekülast. Selle tissi samamoodi ja selle samamoodi. Teised oleme muude puude küljest korjanud. Ja need kaks on lepamad. Jah. Huvitav, kas proovida, et paneme hoopis märjad tükid sisse või mul praegu vesi läks keema just. Kuulge, paneme aga märjad. Proovime, pole märjaga proovinud kunagi. Siin on normaalne. Siin on ka mingi normaalsem tükk. Vaata, viskame märja sisse. Nii. Kindlalt ka natuke ühitan kuivada. See läheb suure tükina. Siuke värk. Mida siin teeb ja 10–15 on väga hea aeg. Saame hea kange tee ja pihvid ka siin ja et need lähevad lõkkele. Et siin on arras ka, ma panen need siis varda otsa. Räägime sellest pässikust ka nüüd ühe jutuna. Et pässik on siis raviseen, mitte mingi muu seen. Ta on raviseen. Tähendab seda, et kui te liiga palju teda joote, siis te saate nii mürgiduse. Et tulebki vahest juua, mitte palju. Et ma tavaliselt teengi ühe tassi endale. No termos on üks tass. No natuke 1,5 tassi umbes läheb. Ja siin keeb ja grillib ja et jumala külm on. Ja teda siis leidub enamasti
üle 10-aastaste kaskede küljest, kuid ka vahepeal leitakse teda, võib leida ka teda leba küljest. Ja siis teda kutsutakse 1 miljonist. Ma isegi ei tea, kuidas kase küljest kutsutakse 1 000-st või. Et võimalik. Või 100 000-st või. Et mis ikka. Kindlasti. Tal on väga palju vitamiine sees ka, et hästi palju. Näiteks see on seal sees ja issand, mul läheb kõrv on siin. Et C-d on seal sees ja C-vitamiinid ja kõik muud. B-d vist on ka seal ja E vist oli ka. Magneesium on seal sees, ma tean ja jah, et kindlasti, et proovige. Ja loos käib ka selle, kes tahab proovida. Võtke loosis osa, saate ka proovida. Need pihvid on valmis. Et kindlasti minge võtke loosist osa eelmises videos. Ma panen selle video sinna lõpuekraani ka, et saate sealt võtta, klikkida sealt edasi. Ja mis ikka, tee on ka, ajab üle. Vahtige seda. Vahutame, jah. See on nagu see vahuvann raisk. Võtan ta maha korraks, võtan maha. No nii, et telefon sai vähemalt põue lükatud. Võtame kohe esimese. Ma panin 1 portsu veel peale, et ma võtan kodu kaasa. Näita saad kõrbida. Päris hea. Head sujad. Et viimase lõkkega lasen siin veel midagi teha. Mega hea. No see tassis joon tee ära. Ja ülejäänu ma võtan kohe vabandus, mu sõrm jäi peale. Esikaamerat kasutan siis, teine asi. Et see vist topsi sai, selle ma joon ära. Termus sai ka täis. Et tolle termusega ma võtan ka ju kaasa ja topisid veel kuumana. Aga kui ma termusesse kallasin, ma kogemata kallasin näpu peale. Näpud nii külmad, et jahutasid selle tee kohe maha vist. Hakkasin kallama, kallasin näpu peale. Aga näp on nii külm, et ta jahutas selle tee hetkega maha. See, mis näpu peale vist läks. Siin viimne tuli veel on all. Ma näitan ka. No nii, et hakkan siin nüüd minema. Et nii kuramuse külm on jalgadel, et võtan ja hakkan nippu täpatama minna. Et Facebooki ja Instad Keirloodusest teate küll. Minge follow ka neid. Ja kindlasti minge võtke loosist osa, saate pässikut. Pässikut ja näm-näm saate ka sealt seda pässikut ja teil võimalus saada. Siis saate seda sööstud vatti natukene ja saab ka midagi magusat ja näm-näm magusat midagi. Saab suu magusaks. Nii kindlasti minge followge, tehke seda, mida seal oli. Like'i, kommenteeri, share'i. Nii et ja subscribe'i on seal. Ja kindlasti siin ka subscribe'ige ja like'iga ja kommenteeriga ja share'iga ka kindlasti seda kanalit ja sest arendame seda kanalit edasi. Ja, aga davai. Näeb järgmises juba siis.